rehvide vahetamise hooaeg on läbi või kas ta tegelikult ikka on läbi? Hooaeg oli üldse selline hajuv kuidagi, et väga ma ei nimetaks üldse hooajaks seda kevadhooaega, sest see on nii kuidagi kaootiliseks läinud juba mitme kuu peale ja tavaliselt ka mais vahetavad inimesed rehve. Aga Rehvitakso on nüüd selline ettevõte, kes ei oota ainult klienti enda juurde, vaid te olete valmis ka kliendi juurde minema. Jaa, et me sellel hooajal siis avasime uue teenuse, mis on siis mobiilne buss, mis sõidab siis kliendi juurde ja vahetab kliendi juures rehvid ära. Hästi mugav, kiire lahendus. Kui hinnast rääkida, siis kui üks inimene tellib selle rehvi vahetuse kohale, siis on väljakutsetasu 49 €. Aga hetkel on nagu kampaania, et kui 3 autole vahetame ühe koha peal rehvid ära, siis on väljakutsetasu tasuta. Aha, nii et võtke sõbrad või naabrid kokku ja... Jaa, absoluutselt. Või siis ettevõtte pargid, kellel on ju rohkem kuni 3 autot. Põhimõtteliselt sa ei peagi enam rehvi töökotta tulema, sa kutsud meid, kohale sõit on tasuta ja samasugune rehvi vahetus tehakse koha peal ära. Meil on siin siis andurid, et ma näiteks siin on erinevad andurid, mida me ka siin bussis, siis mobiilses bussis saame autodel paigaldada. On siis tavaandurid ja ka Tesla andurid. Samamoodi on meil siis programmeerimisseade, millega saab andureid siis programmeerida. Meil on olemas Tesla autode tõstepadjad, et me saame teha kõiki elektriautode rehvi vahetusi. Ja samuti on akude jaoks siis eraldi programmeerimisseade, et me saame siis programmeerida AMG akus ja muid akusi, mis vajavad siis autodel tutvustamist. Et kõik seadmed ja vahendid on meil selle jaoks olemas. Täna me oleme siin Ülemiste keskuse lähedal. Mida te siin pakute? Et Ülemistes on nüüd avasime uue rehvi vahetustöökoja ja see on juba meil 6 Tallinnas. Ja see asub siis Ülemiste Circle K parklas. Et minu selja taga ongi näha siis see meie kontseptsioon, kus on siis väike rehvi töökoda ja telgialune, kus siis auto sõidab ja vahetame rehvid ära. Ja see ei ole ainult nagu rehvi vahetustöökoda, et see on samamoodi kiiruse ja mugavusteenus. Et kui sul on kiire ja tahad selle rehvi vahetuse ära teha, alati jälle peavalu, kus seda rehvi vahetust teha, kuskil peab minema, siis me oleme alati mugavates asukohtades, nagu see siin näiteks. See on nagu kiirboks, sõidad sisse ja hooajal me vahetame rehvid kuskil 15 minutiga ära. See on ka Eesti üks kiiremaid rehvi vahetusvõimalusi. Teised asukohad on meil kaubanduskeskuste parklates on ja samamoodi sa saad 2 ühest ja lähed poodi ja jätad auto meile rehvi vahetust, tuled tagasi, on juba üks peavalu nagu ära korraldatud. Kuna me oleme seda juba pea 20 aastat teinud, siis me oleme lihvinud selle teenuse sinnamaani, et seda on võimalik teha 15 minutiga. Kui me alustasime seda äri, et me võtsime sellise põhimõtte, et kõik meie seadmed peavad olema tipptasemel, et see teenus oleks kvaliteetne. Samamoodi me pakume alati garantiid. Nagu ma üle õla plakati pealt näen, siis rehvid ei ole ainukene asi. Absoluutselt, et samamoodi ka rehvi vahetusele ainuke asi. Et siin on meil rehviremont, rehvide hoiustamine. Rehvide hoiustamine on hästi lihtne. Et kui inimesed mõtlevad, et kus siin siis rehvi hoiustatakse. Meil on nii, et meil on oma autod, mis sõidavad meie töökodast 2 korda päevas läbi, võtavad siis hoiustamisrehvid ja viivad siis lattu ära. Nii et sa jätad rehvid siia hoiule. Järgmine hooaeg tuled, tellid internetist ja valid seal, et sul olid rehvid hoiule ja me toome uuesti siia need tagasi. Väga mugav jälle. Ja loomulikult suvel, mis peamine ka väga populaarne auto kliima täitmine. Konditsioneeri puhu külm õhku, tuled siia kiirelt, ei pea mingit kuskil otsima linna peale, et kus siis saab. Me oleme jälle mugavates kohtades olemas ja me täidame erinevate gaasidega siis neid autokonditsioneere. Teadupärast on siis vanematel autodel on vanem gaas ja uuematel autodel on uus gaas, et meil on need mõlemad variandid olemas. Kas teie juurde tulekuks peab aja kokku leppima või saab ka niimoodi spontaanselt, et astume läbi ja vaatame, kas saab vahetatud? Et ütleme, rehvivahetushooajal peaks kindlasti aja ette broneerima, et kõik on interneti kolinud, nii oleme ka meie. Broneerimissüsteem on internetis. Et peale hooaega võib jooksvalt tulla küll, et siis me ei ole nii hõivatud. Aga ikkagi parem on internetist aeg ära panna, et siis on nagu kindel, et sa saad oma aja ja sinuga tegeletakse.